kas näitlejat on Eestis nii palju vaja? Ise ka oled ju vastu võtnud ja... No, see on selline eluala lihtsalt, kus tuleb paraku arvestada väga karmi konkurentsiga. Siin ei ole võimalik see, et sa aastate tubli tööga võid pensionini lõpuni oma hierarhias kuidagi tõusta kuskile. See on väga karm maailm sellepärast, et siin otsustab vaataja, et kas siin tahetakse laval näha või ei taheta. Nii et selles mõttes on see juba nagu ette, on teada, et mis ja mõnel puhul, eks ole, saatus keerab inimesed nii, et ta peabki elukutset vahetama. Et ületootmisest mina ei oska nüüd siin küll midagi rääkida. Mida rohkem neid on, seda parem see on, igaüks ise vastutab. Ega Ameerika, Los Angeles on täis tuhandeid näitlejaid, kes kõik töötavad baaridest, teevad taksot ja nii edasi. Et samamoodi, kui mina käisin Inglismaal filmi tegemas, siis minul olid peaaegu kõik näitlejad olid ei saanud näitlejana palka professionaalsest, kas teatrikompaniis või kuskil, ainult üks näitleja oli, kes oli nagu selles mõttes samasugune näitleja nagu mina või meie siin palgal. Ma mõtlen seda, et näitleja töö tegelikult, te ju näete, et see on tegelikult jube raske ja lavastaja töö, see on kogu aeg otsingud, kogu aeg sa pead olema ja näitama ennast uuest. Et kas see ei hirmutanud teid? Aga hea insener on ka raske olla, hea arhitekt. Ja arst. Muidugi hirmutab, aga see on põnev. Mis seal on põnevat teie jaoks, et see isa, ka vanaisa, eks ole, ka vanaema võib öelda, ka tädi, eks ole, et te olete nagu sealt tulnud, et mis teid seal nagu meelitab või? Mingis mõttes on see nagu lapsepõlve jätkamine või ma oska öelda, see on sa mängid ju, sa tuled tööle, aga sa mängid lihtsalt natukene keerukamaid mänge, kui sa lapsena mängisid. Kes meist ei tahaks mängida, mulle tundub, et see on nagu üks siuke iva. Tuleb kuidagi nagu kuulata seda, mida sulle sisehääl ütleb või see, mida sa teha tahad. Ja siis tuleb üritada seda saavutada või seda teha. Suurte inimeste õpetamine, see on siuke muutunud meil tantsumaastikul siukseks mehaaniliseks. Ma tahaks õpetada väikseid lapsi lasteaedades, et see on nagu huvitav, sest et väikestelt lastelt nagu saab midagi väga palju tagasi. Teine asi on see, et sa avastad midagi inimeste juures ja lood nende peal midagi, et see on midagi teist. Et ikka sinna poole nagu kalduda pigem, et ma ei tahaks mingisugust aeroobika treeneri tööd teha mitte kunagi. See ei huvita mind üldse.